Tere vlog! Teisipäev on kätte jõudnud 17. detsember. Ma tegelikult alustasin seda vlogi justkui eile, tegin mingeid klippe, aga ma mingit sissejuhatust ei teinud, nii et hüppame siin korraks eilsesse. Siin mu random auto lõunasöök. Ma olen endale väga uhke, sest mu jalad juba tahtsid saiakeste poole minna, aga siis mul tuli meelde, et Prismas on suht okei, see salati valik. Ma olen juba enamus ära söönud, et ta ei näe võib-olla kõige parem välja, aga siin on läätsed, siin on kala, siin on natuke kana, muna, kurki, paprikat ja porgandit. Nii et selline kiire lõuna. Tõesti olen enda üle uhke, et ma ei läinud nagu automaatsest saiakeste juurde, sest see on meil selline harjumus, et kõht on tühi, siis tahaks ruttu midagi ja siis võtad mingi saiakese, mis tegelikult su kõhtu väga ei täida ja on lihtsalt üks suur süsiveesikunik, nii et ma söön lõpuni ja siis ma pean minema edasi poodidesse. Ühesõnaga, ma asjatan lähenevate pühade vaimus, aga mõnus on nüüd korraks hinge tõmmata, jalad natuke juba valutavad, sest ma olen päris palju kõndinud, aga I can do it ja ma söön lõpuni ja lihtsalt tahtsin teile näidata, et saab kiirelt võtta midagi süüa nii, et päriselt on kasuga. See on see, mida Iti on õpetanud ja täna mul õnnestus see. Alati õnnestu, vahel ma võtan selle saiakese ja mis mind selle saiakese juures nagu veel rohkem ennast närvi ajab, siis lisaks sellele, et see on nagu lihtsalt, eks ole, nagu sai ja ei toida, siis ma ju pean gluteeni vältima ja saiakesed ongi lihtsalt üks suur gluteeni hunnik, on ju. Et siis sellepärast mul on hea meel, et ma võtsin korraliku sööki. Käisin lisaks jõuluasjadele endale pükse ka vaatamas ja mega raske on leida pükse, mis kompressioonide peale sobivad, ehk siis peamiselt on need retuusid. Kui täiega tahaksin mingit teksaseid ka saada, aga teksa seal kompressiooni peal ikka üldse ei tööta ja see on mega tüütu. Aga tänane plaan on see, et ma lähen verd andma, ma teen ära selle vereanalüüsi, mis oppi jaoks on vaja ära teha sünnläbis ja rohkem väga palju täna vist ei jõuagi ja netel on õhtul jõulukontsert. Ma viisin lapsed lasteaeda ja ma jäin magama ja ma magasin liiga kaua. Tegelikult oli plaane tänaseks veel, aga ma ei tea, see pimedus ja see lihtsalt nagu nii uniseks teeb ja kuna mul oli see võimalus, siis ma magasin. Aga ühesõnaga, uus vlog, nädal enne jõule, jõulud on kohe käes, nii et vaatame, kuhu see vlog meid siis viib või millega me hakkame saame selle vlogi jooksul. Sain süllabis käidud, veits mingit segadust, läksin sinna, küsis mult, kas ma olen söönud, ma ütlesin jaa, siis mulle öeldi, et aga siis ei saa seda vereanalüüsi teha, sest seal on koos sees ja ma ei tea, uure ja raud ja mis iganes. Ja siis ma olin segaduses, sest eelmine kord ma käisin ka niimoodi keset päeva ja mitte keegi ei küsinud, kas ma olen söönud või mitte. Ja ei olnud mingit probleeme nende vereanalüüsidega. Aga siis ta oli mingi, et te ise teate, ise maksate. Siis ma ütlesin, ma ei tea, et kui te ütlete, et parem on tühja kõhuga, et eks ma siis tulen homme tagasi. Kuigi see siin veerennis ja mul on siia ikkagi nagu peaaegu pool tundi sõita, ehk siis ma väga ei viitsi siia 2 korda sõita. Ja siis ma helistasin oma Kadrile ja pidasin temaga nõu, kuna tema, vist olen seda öelnud, et tal on meditsiini taust ja
ja rääkisin temaga ka läbi ja ta ütles, et need ju selles mõttes opi osas ei ole mingid määravad ja et see, kui see glükoos on nüüd veits praegu kõrgem on peale söömist, et see ühesõnaga ma läksin tagasi ja siis sain vere antud. Nüüd oli nagu teise teenindaja juurde seal nagu seal registratuuris, mis iganes, oli teine tüdruk. Ja siis ma andsin talle selle nimekirja, et mis neid analüüse mul on vaja. Ütlesin, et põhimõtteliselt sama, mis ma septembris andsin. Ja siis ta vaatas, et kui ma eelmine kord minu meelest ma maksin ligi 150 eurot. Ja siis ta luges seda nimekirja, mis mul seal paberi peal, mis mulle dokumentides kaasa on antud, mida on vaja võtta. Ja vaatas seda eelmist ja vaatas, et nagu et eelmine kord on mingid luupuse ja ma ei tea, mingisugused asjad on veel. Ehk siis mulle tundub, et ma nagu oleks eelmine kord nagu üle maksnud. Nagu näitajate eest, mida mul ei olnudki tegelikult vaja, mida seal nimekirjas ei olnud. Ühesõnaga seekord ma maksin 87, ma ei tea, 50 või midagi sukest. Ehk siis palju vähem, mis on tore, mul on väga hea meel, et midagi läks nagu vähem maksma. Aga ühesõnaga, eks ma nüüd siis ootan neid tulemusi, need tõenäoliselt homseks ilusti olemas ja saadan need ära ja loodetavasti on kõik nagu korras, et ei ole mingit errorit ja ma ei pea seda uuesti tegema või midagi. Ühesõnaga, raha läheb igale poole, aga see on vajalik, see on tehtud nüüd, vähemalt läks vähem, peaaegu poole vähem, kui ma olin arvestanud, nii et vähemalt midagi. Nüüd ma vaatan, kas ma jõuan käia poes veel. Ma tahaks käia Maximas, selles suures Maximas, sest seal on ka suht okei mänguasjade valik. Tahaks vaadata, mis seal on ja siis ma tahaks käia Lidlis. Aga ma ei ole kindel, et ma jõuan, sest ma tahan ennast teha ja nete jõulupeoks veits inimesemaks. Ma ei pannud praegu meiki ega midagi, sest ma ei viitsinud. Nii, peame sõitma. Sorry järjekordse autovõtte eest, aga ma olin siin parasjagu Maximas. Mulle helistati Madridist dokumentide osas ja ma käisin just vereproovi andmas on ju ja just kui mõtlesin, et nii sellega on kõik tehtud, aga ma pean minema uuesti ja olin rõõmus, et ma säästsin raha vereproovis, eks ole. Ja olin rõõmus, et siis on kõik sellega tehtud, aga nüüd sain kõne, et ma pean tegema veenide ultraheli uuesti, sest see on mul tehtud eelmine aasta 8. detsembril ja see peab olema nagu selle aegumine on aasta, ehk siis ma pean minema uuesti oma veene kontrollima jalgades, mis tähendab 100+ eurot kulu. Õnneks ma sain selle aja homseks õhtuks, mul juba tekkis paanika, et nagu kas ma saan üldse enne oppi nagu, et millal ma selle aja saan, et kui pikad järjekorrad on nii, aga homseks õhtuks õnneks sain selle veeni Dopleri aja, aga lihtsalt nii palju asju ja lihtsalt nagu see oli ka, et see kõne tuli ja siis, et umbes, et nagu, et kus need dokumendid on, siis mingi, et ma ju saatsin eelmine nädal ära, jah, me pole veel umbes läbi käinud neid. Ehk siis nüüd nad ootavad seda vereanalüüsi vastust ja seda Dopleri või seda veenide ultraheli oma. Ühesõnaga, mulle tegelikult ju meeldib see põhjalikkus ja nii, aga lihtsalt ma tunnen küll su stressitase, nagu mul läksin kohe pea, läks krampi mingi, mis ma tegema pean, kuhu mina pean, mis nagu toimub, et seda sükest paberimajandust on ka hästi palju, aga see on vajalik. Selles mõttes see põhjalikkus on ka hea, et me vaatame üle, et kõik on korras, et siis ikka seda oppi saab teha. Aga teistpidi mul on mingid, aga mis siis, kui seal veenides on mingeid muutusi olnud ja lihtsalt nagu mul on ju kõik asjad broneeritud. Ma ei mõtle. Kõik on hästi, ma lähen lihtsalt teen selle uuesti ära ja maksan selle raha, mis siis ikka saame hakkama. Crazy. Aga viimane jalgade opp siis on tehtud vähemalt. Nii et ma tahtsin seda kohe jagada siin. Ma nüüd sõidan kodu poole.
nüüd sinna veenikliinikusse. Ma polegi täna rohkem midagi rääkinud, aga kolmapäev õhtu käes ja ma lähen oma veene nüüd kontrollima. Käidud, kõik on korras. Yes, mingi väike asi ühe jala peal oli, aga see ei pidanud midagi määravat olema. 145 eurot jälle vaes ja nii palju raha läheb, aga vähemalt on korras ja tehtud. Also mina, kes ma just olin haige ilma salli ja mütsita õues. Loll pea on jõuluhtlus. Tšau! Neljapäev. Eile ma väga palju ei rääkinudki, ma käisin seal veenikliinikus ja sellest vist rääkisin. Käisin seal ära ja kõik on korras, saab ilusti opile minna. Peakski nüüd need paberid ära saatma. Madriidi vereanalüüsi ja selle veeni asjatõendi. Anella on kodus, ta siin teisipäeva õhtul öösel oksendas, nii et tal hakkas jõulupuhkus varem, mis tähendab, et minu plaanid on, ma veel lootsin, et mul on see kolmapäev, neljapäev, reede 3 päeva veel enne laste jõulupuhkust, et oma toimetusi teha, aga veel. Nüüd ma võtan hoogu, et nagu segadusega tegeleda. Ma nüüd näen, mis mul siin taustal on. Puhtad riided, mis tahavad ära panemist, aga seal on lihtsalt nii vähe ruumi. Ja voodipesu vahetama ja ühesõnaga ma hakkan nüüd proovin asjalikuks hakata. Ja siis nii ongi. Toon Janette ka lõunast koju, ta palus ja kodune, väga kodune elu, väga kodune laisk vlog võib-olla tuleb siia, aga ma väga proovin täna koristada kodus asju, organiseerida veits ja teha paremaks. Lähme korraldama tiimiga ära. Muidu superkandele täis ja päästame. Okei, works, aga ma arvasin, et mul oli tekikott pahupidi, aga tegelikult mul oli tekikott õigetpidi. Oluline on panna tekikott pahupidi, siis see töötab. Teoorias see oli palju lihtsam või nagu füüsiliselt lihtsam kui see teine, mis ma tavaliselt teen. Ära, töötski! Puhas voodipesu on best. Ma annan nüüd lapsi magama panema. Tere! On reede kätte jõudnud. Väike päike on väljas. Ma lähen oma uutele kompressioonidele järgi, mis on lahe. Ma olen neid oodanud. Neid on vaja, sest praegused on ju suured. See nädal ei ole meie perenädal kindlasti mitte. Kui teisipäeva õhtul oksendas mu väiksem laps, siis eile õhtu ja ööse oksendas mu suurem laps. Aga loodetavasti on sellega kõik oksendamised nüüd tehtud ja meie Jandriga pihta ei saa. Aga ma olen väga väsinud, sellepärast et nüüd on mul sellel nädalal põhimõtteliselt 2 ööd, kus ma ei ole normaalselt maganud. Ja ma olen lihtsalt väsinud. Aga rõõm on see, et vähemalt enne jõule tehtud ja ma tahaks loota, et mina ja Jander ei saa seda külge, sest me oleme siin kokat joonud ja see ikka kuidagi käib rohkem nagu laste kaudu, see okseviirus. Aga jah, sellepärast ma ei ole väga palju siin lobisema ka jõudnud, sest ega mul ei ole midagi rääkida. Ma tegin oma Instas sellist väikest küsimuste vastuste vooru ja see oli, ma ütleks, päris toredad põnevad küsimused tulid ja see oli huvitav ja mingeid mõtteid tekkis, et võib-olla natuke pikemalt rääkida või siis näiteks outfitidest tuli juttu, et võib-olla ma võiks näidata, mismoodi ma oma kompressioone praegu stiliseerin igapäevaste riietustega, ent kompressioonid kindlasti teevad selle kõik keerulisemaks, sest ma pean neid kandma ja see paneb mingeid piiranguid ka riietele, aga ma proovin nagu parima välja võluda sellest siis. Vot. Aga kõigepealt ma käin kiirelt lasteaiast läbi, et teha laste kapid tühjaks, võtta kõik riided kaasa, et
et nüüd on 2 nädalat neil jõulupuhkust, aga ma olen nii unine. mul on monoko, sest ma ei ela seda päeva muidu üle, aga ühesõnaga, lähme kompressioonidele järgi. Lähen käin kiirelt Prismast ka läbi, võtan paar asja, mida mul sealt vaja on. Sain oma uued kompressioonid kätte, aga nad on vale värvi. Nad on nagu hallid, aga ma tellisin mustad. Nüüd me peame sellega tegelema, sest ma ei taha halle, ma tahan musti. Näete, need on täitsa teist värvi. Weird. Nüüd me peame sellega tegelema. Seda ma ei tea, kas vähemalt mõõdud tehti õigesti kõik, aga värv on vale igatahes. Ilgelt tüütu on igatahes tegeleda nende pükstega, kui nad tulevad valesti. See valgus ei ole üldse. Eelmine kord olid mõõdud valed veits. See tähendab, et nad olid veits pikad ja me lõpuks ei jõudnudki sellega tegeleda. Nii et need, mis mul praegu on tegelikult nõks pikad. Aga ma nii lootsin, et ma käin duši all ära ja saan uued püksid panna ja välp. Järgmine eesmärk on tegeleda selle segadusega siin. See on meie saun. Nagu aru saada me ei käi väga saunas. Ja siin on mingid laste stuff, mis on vaja ära sorteerida, puhastada. Ja wish me luck. Üldse viitsi, aga kuna aastavahetuse pidu toimub meie juures ja võib-olla inimesed tahavad sauna, siis tuleks ära koristada ja ma praegu tunnen, et praegu on see hetk. Sest kui ma praegu ei tee, siis ma võib-olla viitsin. Nii et hakkan koristama. Pühapäev on kätte jõudnud. Eile me ei teinud mitte midagi. Aga ma mõtlesin, et kui ma lähen nüüd sõbranna sünnipäeval, mul on nägu pähe tehtud, veits rohkem kui tavaliselt. Ja ma sain kätte oma uued kompressioonid. Need tulid vale värvi, aga no ma pean neid kandma. Siis ma mõtlesin, ma näitan, kuidas nende jalga panek käib. Peale oppe kasutatakse peamiselt neid easy slides'e. Ma püüan millalgi näidata, kuidas nendega ka kompressioone jalga pannakse, aga praegu ma näitan, kuidas mina seda teen. Ühesõnaga, esimene asi, sa keerad nad pahupidi. Ja kui ma vanasti tegin seda peamiselt põrandal, siis nüüd ma olen juba nii proff, et ma saan voodi peal või istudes ka pahupidi. Paned enda poole nii, et tagumik on siis allapoole ja ülemine pool, eesmine pool ülespoole. Ja siis egas mole muud, kui hakkad neid nagu pahupidi omale jalga rullima. Kuna mul on varba ots lahti, on ju. Muidu kui on näiteks kinnised, siis sa keerad selle varba osa nagu sisse ja siis pistad varbad sisse. Aga nad peaksid olema siis ka, kuna nad on täitsa tutikad, siis nad on tõenäoliselt päris ümber ja on nagu teistmoodi ja veidi keerulisem võib-olla panna. Ühesõnaga, nüüd sa lihtsalt keerad need siia omale nagu muudkui peale. Võtad väikse jupikangast ja jälle tõstad. Ja jälle tõstad. Sest mõnusalt ümber on tõesti võrreldes vanadega. Ja umbes põlveni. Ja siis tuleb see varvas välja, setin kanna paika, et kõik jookseks ilusti õigesti. Ja pand ise jala. Muidugi, kui juba meik on peal ja kõik, siis sa tunned, kuidas see paneb sind veid sigistama. See on ikkagi selline kangutamise töö. Aga noh, õnneks harjub ära ja praegu on ju talv. Et ei ole palav otseselt. See praegu näiteks ma tunnen, et kannast ei ole hästi, aga kui ma saan selle jala siit vahelt välja. Nii. Siis jälle põlveni. Kurat, ma ei tea, midagi on nendega nagu nende pükstega. Nii, siis tõmban põlvest ka veits üle. Sätin jälle selle siit alt ka paika. Ja siis tõusen püsti. Vist pean kaamerat natuke keerama.
nii, kui mu pea on ära lõigatud, siis tšau, ma olen siin. Aga ühesõnaga, siis ma tõusen püsti ja siis ma keeran need siia peale. Ja nüüd ma tunnen, et need on uued ja väga pingul. Aga siis ma hakkan jälle täpselt samamoodi jupi kaupa. Üritan, siin on praegu palju seda, ma tõmbasin korraga palju üles. Proovin saada üle tagumikku. Nii, siis jälle võtan siit, kus on kangast ja laitan üles tõmmata. Voilà, ma hingeldan. Mul pala. Nii. Nüüd on paus, hingetõmbe paus. Ja nüüd, siit on näha, et nad ei ole veel päris üleval. Siis ma võtan siit, kuna nad sääreni on okei, siis ma hakkan siit võtma ja lahti ei lase, vaid kogu aeg nagu tõstan selle siia omale ülesse. Ja siit tagant poolt on natuke raskem. Siis ma tõmban niisama siit jälle tõstan nagu selle kanga siia, kus ta käib. Nii. Ja nüüd saan selle voldi siia pükstesse. Nad on justkui jalas, aga mul ei ole veel mugav. Nad on siit veel vajavad. Siis ma võtan siit siseküljest ja jälle lihtsalt tõmban üles ja sätin paika. Nii. Jalas. No need triibud peaks jääma umbes on ju kõik see joon keskelt ja nii. Aga palavaks. Aga niimoodi need kompressioonid jalga käivad, eriti kui nad on siis tutikad. Kui ma nüüd näiteks täna homme kannan neid, siis nad juba venivad rohkem välja. Okei, ma vaatasin ise need eelmised kaadrid üle. Võib-olla ei ole parim kadreering pea väljas, aga mis siis te saite aru või näha vähemalt, kuidas siis see käib. Ma nüüd panen ennast riidesse lõpuni valmis ja siis ma lähen sünnipäevale. Sõbranna sünnipäevale ma nii ootasin. Ma olen terve, mul on hea olla, kõik on hästi, nii et ma väga ootan, et siuke naistekas teha. Ja teine asi, mis mul praegu tuli meelde, vaatasin neid eelmiseid klippe on ju, või neid jalgamanemise klippe. Te näete mu käsi, et jah, mul on nagu korralik kõht ees ja selles mõttes ma saan aru, et ma olen ikkagi nagu suur, aga käed, kui te nagu vaatate need käsi, siis te näete, kui palju seda haigust on või seda halba rasva on seal käte peal ka siuke ebaproportsionaalselt palju, ma ütleks. Nii et ma ootan kindlasti ka käte ära tegemist. Mul on ikka nii palav, ma pean natuke hinge tõmbama ja siis panen ennast riidesse. See punane huulepulk, see on nüüd selle Kiko oma. Ta ei sädele nii palju, oigi paistab. Ta ei sädele nii palju kui see pulk ise. Ma lootsin, et ta sädeleb rohkem, aga nunnu on ikka vaheldus. Natuke rohkem. Panen nüüd riidesse. Nii, ma olen valmis, aga ma olen veits närvis. Ma ei tea, midagi läks peapesus valesti, sest need peaks olema puhtad juuksed. Aga nad ei ole ja see tunne ei ole õige. Nii et ma tegin lõpuks sellise, kus ma näitan, panin lihtsalt pooled juuksed kinni, see klambrit asi ka nagu ei töötanud. Aga ma olen valmis, mu uus lemmikkampsun, püksid, lähme sünnipäevale. Tega tore on ennast üles lüüa vahepeal. Niimoodi nunnult jõuluselt natuke. Õhtu käes, ma olen koju jõudnud, ma olen juba tükk aega kodus tegelikult
telekais YouTube'i vaatanud, detsember on YouTube'is best aeg, nii palju toredaid videosid. Meil oli sõbrannadega väga tore, jõin üle pika ja veini ja isegi ühe kokteili. Kuidagi tundsin, et on vaja, et ma tegelikult nüüd siin oppida ajal ja üldse olen, kui alkoholi tarbimine on väga-väga miinimumis, aga täna ma tundsin, et ma tahan ja oli väga, väga tore õhtu. Ma lõpetan siin selle vlogi ära ja tahan teile ilusaid pühi soovida. Ma ei tea, kas me siin vlogis veel sellel aastal näeme, aga äkki näeme. Ma proovin siin seda jõulunädalat ka filmida, aga igatahes aitäh, et sa vaatasid. Pane subscribe, kui sulle mu videod meeldivad. Pane like, jäta mulle kommentaar. Kõik sellised asjad on toredad. Ja ole tubli ja näeme varsti jälle. Tšau!